me kutsusime 100 Eesti kuulsust talisuplema, sest Eesti talv on fucking masendav. Mõned ütlesid väga naljakalt, et nad ei soovi tulla. Näiteks Mallukas raiuks pigem nürikirvega oma jala maha. Kuid oli ka neid, kes võtsid selle veidra väljakutse vastu ning tulid meiega jääkülma vette talisuplema. Tere tulemast tagasi minu kanalile! Meie kanalil läheb ju see video, eks ole? Ma ei teadnudki, et teil YouTube'i kanal on. Mis sa arvad, kaua sa suudad olla täna? Ma ei tea, ühe korra elus ma olen mingi minut olnud. Mul on see motivatsioon alati, et kui ma tean, et ma teen pilte või videot, siis ma jõuan täiega olla. Aga ma lähen niisama, et ühtegi pilte ega videot ei tee 15 sekundit. Leitab veel, pagarile leitab veel. Ilma YouTube'i kaamerata ma ei teeks sellised asju üles. Ei no, jah. Ja peamine on tegelikult see, et ei tohi mõelda, peab lihtsalt tegutsema. Kui sa hakkad juba mõtlema, et appi, vesi on nii külm ja ma ei tea, kas ma lähen, siis on veel raske. Ja. Kuigi ma raudselt hakkan mõtlema. Aga lähme talisuplema. Jaa. Noh, mina ei tule. Tee läheb. Juba kahetsen. Yes! Ma ei kujuta praegu ette, et ma lähen sinna külma vette. Mul ei ole kohale jõudnud veel. Lähme vette! Ei toha minna. Ikka näe. Ooli. Ma ainult valed vastused ei ole. Valed vastused siis. Täna on meil siia talisuplema tulnud Pärbel ning vees me mängime mängu ainult valed vastused. Ma pean sinna tulema või? 2, 1. Nii, kuidas on tunne siin vees olla? Mis on sul lemmiktoit? Kartulit hakklihaga. Kus sa ennast 5 aasta pärast kohe kindlasti ei näeks? Suures majas 5 milliga. Kes on su lemmik Eesti sisulooja? See loositädi. Kirjelda oma poissõbra 3 omadussõnaga. Ma ainult valed vastused ei ole. Valed vastused siis. Või mis temperatuuril vesi on? 32 vähemalt, väga päikseline ja suss. Kuule, nüüd hakkas juba parem. Kes sa üldse oled? Mina olen Maia. Miks sa meiega talisuplema tulid? Sest et mulle meeldib ennast piinata. Oota, see lühike vastus ju. Mulle tohutult meeldib talisuppelda, minu arust see on väga rahustav. Näete, kui rahulik ma olen. Kus sa sinu sisul on alguse? Siit samast 2 aastat tagasi. Kuule, aga nüüd on real nagu õige vastus, siis kes kindlasti peaks meiega järgmisena talisuplema tulema? Trannot. Ühel seikleval triiuse rütlil. Saaremaa veetüüp. Ma ütleks küll, et selline suhteliselt chill on. Võiks seda iga päev teha. Ma ei tunnegi oma keha, aga mulle meeldib see. Vesi ei liiguga, et meile tekib selline soe nagu ümbrus siia. Jaa, täiega kõvast. No ma lähen ära. Olgu, tagige siia alla Trannot ja näeme juba järgmises videos. Nii tubli. Ma ei tunnetunud sul nagu. Sul tuli nii lihtsalt see välja, sa nagu chillid seal vees. Kuule, teeme pildi ka. Ma ei tunne oma varbaid. Ma juba mõtlesin ka, et okei, millal sa ütled, et võiks nagu välja minna, aga seda ma mõtlesin, millal sa ütled, et päeval juba üks selline nagu enesületus tehtud, see on päev tehtud, vaata. Ja väga suur enesületus. Jaa, täpselt. See on umbes sama nagu, et kui sa käid hommikul juba trennis ära, siis mõtled tere päev, et mul on trenn tehtud põhimõtteliselt nagu, ma olen täna tubli olnud, vaata. Jaa. Aitäh, Pärbel, et sa tulid meiega suplema. Aitäh, et kutsusite. Jaa. Tšau! No tervist, täna meil on siia tulnud Toomas. Kuidas on tunne? Tunne on külm, aga samas väga valmis. Kuidas sa iseennast kirjeldaksid? Selline hunt kriimsilm, jooksen, õpin ja olen lihtsalt lahe tüüp. Väga ilus ilma oleme valinud, selline talvine, mõnus. Ma arvan, et ei ole midagi sellist, mida ei ületaks, ütleme nii. Oled sa varem käinud talisuplamas? Paar korda, ma nagu aktiivselt niimoodi ei käi. Selline 6 korra, ütleme nii. Jaa, see on väga kõva. Kas see ongi see soe ruum, mida te mulle lubasite riided vahetada? Ma unustasin öelda, et me täna tulime teise kohta talisuplema. Et siit on parem vette minna. Et aga kui see soem ruum on väga tats, me võime sinna teise kohta ka minna. Ei, mulle see soe ruum, äärmiselt soe ruum. Sobib väga hästi. Gerhard Trolla ütles, et see on nagu topping. Tulid see sohki tegema konkreetselt. Topping lihtsalt. Ma käisin ka poes ja vaatasin, mõtlesin, et
Maravdogin. See on doping tegelikult. Ma ei tea, kas saad öelda, kui käid talisuplamas, kui sa neid ei taha väga nagu neid riided sellest ära võtta. ei taha jah. See värisev hääl ei ole üldse nagu suplusest, et see on väiksest lavapingest. Tere päevast! Täna me oleme kutsunud talisuplema jooksufanaati Toomase. Yes, sir. aga täna meil on ka väikene niisugune väljakutse meile kõigile. Meie ilmetest peab jääma mulje, nagu vesi oleks väga soe ja mõnus. Päevitatud küll juba, peaks natuke ennast värskendama, nagu tünnis oleks. 3, 2, 1. Aga Toomas, mitu kilomeetrit sa eelmisel aastal siis kokku jooksid? 3021. Kui selles palavas vees selline asi üldse meelde tuleb. Kas sa suudad unes hästi joosta? Kusjuures unes ei tule see jooksuvärk nii hästi välja. Sa näitad tihti oma videotes, kuidas sa jooksed ekstreemsetes oludes. Kas sa vabatahtlikult jooksed ka ilma filmimiseta? Jooksen ilma filmimiseta. Või palju? Ikka palju. Ikka 10 kilomeetrit tuleb kindlasti ära. Kui aasta jooksul või? Alati filmin ennast, aga aasta jooksul ikka vahepeal libastun. Jooksed sa tihti ka enda probleemide eest? Vaat see on mu üks selline hobi, mida ma olen hakanud tõesti harrastama. Või kuidas tunne on praegu? Talisuhtluseks seda küll kutsuda ei saa. Vesi on rõõmavalt palav. Minu arust nii palav hakkab, et võiks nagu minna välja. Isegi jah. Me jookseme oma soojusprobleemide eest. See värisev hääl ei ole üldse nagu suplusest, et see on väiksest lavapingest. Väga hea, et sauna ei ole, ei tahakski sauna minna. Toomas, mis sa arvad, kes võiks meiega tulla järgmisena talisuplema? Kaja Kallas. Kaja Kallas! Ei see, Hannes Võrno. Olgu, aga tagige siia alla siis Hannes Võrno ja Kaja Kallas ning näeme juba järgmises videos. Oleks pidanud ikka saunaga variandi võtma. Mul hetkel nagu varbad veidike, kui nüüd 10 võib-olla 4 tunnen. Aga muidu siin sooja teed rüübates pole nagu vigagi. Mis sa arvad, kui kaua me täna vees olime? See tundus nagu ikka solid mingi paar minutit, aga tegelikult pakun 53 sekundit. Järsku püüdis kõikide tähelepanu mingisugune huvitav tulnukas. Seega Maia läks uurima, mida ta õige siin kalarannas teeb. We had a question, we just went ice swimming and we had a question like, what are you doing? It's like a very cool science project, or is it like a convertible sauna maybe? Oh, it's an art project from Eka. And it's, over the last week created this new creature. And now we are having a performance here. Oh, very cool. When you were walking with this, you seemed like a giant turtle. Yeah, that was part of the idea. Oh, okei, thank you. Toomas, aitäh, et sa tulid meiega talisuplema. Absoluutselt. Loodan, et see ei olnud väga suur piin. See oli väga hea, soovitan kindlasti kõigile teistele tulla ka. Sa ütled, aga sul oleks relv kuklas, et ütle neid sõnu. Maiat kaadris ei ole, et ta on siin taga. Kindlasti vajutage subscribe, vajutage like, kui teile see video meeldis ja kommenteerige, keda teie tahaksite näha järgmisena GoShipi kanalil talisuplamas. Aitäh sulle! Meil on jõudnud siia järgmine talisuplaskülaline, kelleks on ei keegi muu kui bassilaulja ja Saaremaa vee sisulooja Rannad. Jõue! Ta on umbes 10 korda kuulsam kui meie. Ei ole, ma olen lihtsalt lucky olnud. Meil on sulle ka väga äge challenge. No, mitte vees, ma loodan. Jaa, vees. Ikka vees või? Ikka vees. Oh-oh. Ei, meil näiteks... Pean laulma, jah? Ei, Võib-olla me kõik. Oled sa varem käinud talisuplamas? Tead, ükskord sõbraga tegime kanaliga, me tegime laivis, me kogusime raha suurte perede jaoks. Ja siis iga kord, kui 100 euri said täis, siis käisime vees. Ja siis me tegime seda 18 korda. Holy fuck. Kus te tegite seda? Tartus seal, vana naivi kõrval, et siis seal on see saun. Väga pull. Kui nii mitu korda teha, siis lihtsalt tunned, et kõik sureb ära lihtsalt. Ja südamele ei olnud ka hea. Ja mis sa arvad, kaua sa siis täna suudad siin? Minut ma suudaks, aga 2 minutit tundub ikka päris jõhker juba. Kes käinud üldse on? See aasta on käinud Pärbel, Superstaari saatevõtja Ant, siis jooksja Toomas Tom, siis Gerhard. Maia, vähem loba, vähem videid. Oh
yeah! Ma lihtsalt hoiatan ette, ma ei ole väga laulmises hea. Ei, sul on varud lebo. Ma ei tunne oma jalgu, ma olen vaikselt surema. Tere päevast, täna meil on siia tulnud Talisuppluskülaline ja Saaremaa vee influencer Rannot. Yeah! Ja täna on meil ka väike twist sellel väljakutsel nimelt. Terve väljakutse ajal me võime suhelda ainult lauldes. Aga lähme siis vette! Lähme vette! Holy see on suht! Johe! Oh my Milline näeb välja sinu unistuste päev? Minu unistuste päev on mitte minna merre mingi video jaoks. Tegelikult märkan üles, ta viis muna ja siis lähen mängin Discordis sõpradega. Ja see on ka 5 jäätist iga päev. Aga Rannot, mis su naabrid sulle teinud on, et sa nii palju neid üles tahad ajada? Ai, need naabrid lihtsalt räägivad liiga palju vene keelt. Kus sa näed ennast 10 aasta pärast? Ma sooviksin olla solist suurtel lavadel ja teenida raha. Kuidas muidu tunne on? Ma ei tunne oma jalgu, ma olen vaikselt surema. Ja mitu sekundit sul veel sees on? No tahaks tegelikult välja minna. Meil on täiega aega. Kuna sa täna olid nii vapper ja ei feilinudki väljakutset, meie sponsor Külmavares! Sulle teinud ka kingituse. Let's go! Kui ma vaid saaks selle teha lahti. Oh my god, mina olen Barni. See on perfektne jope, Eesti väga koledaks ilma ja... Veebruari alguses tuleb neile riistakos uue värvi tume sinisega. Aitäh, Külmavares. Aitäh teile. Külmavares.ee Meil on teed. Oh my god, see oli nagu liiga naljakas. Oli hea, oli naljakas. Ega sa saad aru, mõnest pisarad olid silmad lihtsalt. Täitsa laulda tuli mul paremini välja kui... See nagu, see tõmbab selle nagu hääle nii lahti lihtsalt. Lihtsalt nagu tahaks karjuda! Holy shit, ma ei saanud seda käeski. Kui kaua me olime? No ikka päris pikalt. Päris pikalt, ma arvan, ka 3 mitte tuli ära. Kas me tohime ka näha ühte sellist sinu hästi deep häälega seda naabrit üles lämmist? Need tulete mu koju või? Ei, Aga sul on naabri midagi öelnud ka või nagu... Aga tegelikult just alles oli see, et keegi oli scrollinud ja siis tundis ära, et oh shit, see on nagu minu enda trepikodest, ta ütles. Aga muidu ei. Kuidas jope on suve või? Jah, see kohe aitas õues. Kurat, kotid on lännu. Aige, hoidke seda! Oota, aga mis sa siis praegu muidu teed? Töötan Eesti Rahvus meeskooris. Muidu natukene sotsmeediat ja mul on praegu reisisaade käimas. Seiklus, ümbrikus. Kuidas tuli välja? Tuli hästi välja. Mulle sõber käis BFM-is siis selle jaoks, tegimegi saate. Ta pidi ainult ühe osa esitama. Aga siis mõtlesin, et teeme juba terve suure... Ma ütlesin, et teeme juba ühe suure reisisaate ära. Aitäh, et tulid! Kuule, oli väga äge, tänud! Nii, ja nüüd järgmine Talisuppluskülaline. Meil on siin Mari-Liis. Kuidas on emotsioon? Ma olen veits hirmul, aga ma ei tea. Täna hommikul ärgates mõtlesin, et okei, äkki see on mu viimane soe dušš täna, et... Või üldse, või kurat teab, on ju. Aga ma loodan, et tuleb lõbus. Ei, tuleb kindlasti lõbus. Ma arvan, et see peer pressure, et ma ei tunne teid nii palju, et nagu võõrad inimesed. Vaata, kui ma läksin just sõpradega ja kui ma tuleksin nendega, ma probably läksin varba vette, ma läksin aga kuna ma teid nagu tahan pleasida tehniliselt, ma pean minema, vaata. Ma ei saa pettumust valmistada. Ma arvan, et
varustus peale ja Viimase ära. Oh, my service. Thank you, my lady. Palju sulle makstakse selle, et sa niimoodi teed? ma tänan, ma tunnen nagu printsess sellest. Ei, see on ülitorm nagu ujuks. Nagu lestad oleks jalas või midagi. See on meie Tšau, Kristjan! freelance kaameramees. Tšau! Väga meeldib. Ja meil oli siuke plaan, et nagu mega sick näeks välja, kui need nagitsad oleksid siin jää peal. Kuidas me oleme siin jää ääres, kuhu me jalad paneme? Ma ütlesin, et toime käega kinni. See põhimõtteliselt mahub 2 inimest seisma, et üks mõte oleks, et ma siis seisan siin ja sa saad ka siin ilusti nagu seista redeli peal, sest siin on üle pealisi. Ja Mihkel hoiab seda äärest kinni. Ma ei tea, mul jälle küll. Täna me kutsusime Tali suplema Mimmu Kõmu saatejuhi sisulooja Mari-Liisi. Tšau! Sellel suplusel on ka väike söömisväljakutse. Me ei tohi enne jäävest lahkuda, kui me oleme kamba peal ära söönud 27 KFC nuggetsit. Võtad väljakutse vastu? Võtan ikka, jah. Ma küsin esimese küsimuse kohe ära. Milline näeks välja sinu unistuste päev? Mitte see praegu kuskil soojas kindlasti. Ma ütlen vees isegi paremini. Mingit päris Aga Mari-Liis, kus sa ennast 10 aasta pärast näed? Võib-olla tegelikult isegi Eestis. Aga ikkagi TikToker või? Ma arvan, et minust saab mammi-bloger mingi hetk. Oh my god! Kui ma hakkan floppima mingi hetk, siis ma lihtsalt teen lapse. Kuule, kui palju tätoveeringuid sul kokku on? Mul vist on üle 40, ma ei ole kindel. Ma ei tea, kuidas lugeda need enam, sellepärast et mul on terve selg neid nagu täis. Aga mis on sinu tähendusrikkam tätoveering? Ma arvan, et see siin, see on mu vanaema ja vanaisa mu südame juures. Kui armas. Mis on sinu love language? Ma arvan, et tähelepanu. Aga ma arvan quality time. Ja kui keegi kutsub mind välja, teeb plaanid actually, kuhu minna ja mida teha. Ja nagu, ma ei tea, mulle meeldib, kui nagu ollakse thoughtful. See vist on nagu hästi paljudel naistel, et nagu te ei loe isegi nii palju, mida sa teed, aga lihtsalt see, et nagu mees mõtleb midagigi välja. Aga kuidas te reitiksite neid KFC nuggetseid? 10-10. Nii head on nagu. Minu arust selle puhul kõige lahedam on see, et need on 100% nagu kanafileest, et siin ei ole mingit plöga sees nagu tavalistes kananagitsetes. Aga Mari-Liis, kes siis Eesti laulu võidab? No ma arvan, et Tommy Cash. Ma loodan. Ma loodan ka. Vaene Ant. Mulle meeldib Tommy Cash. Ei, meeldib, aga Ant on homie. Mina võtan rahulikult, ma tulin nautima. Kuidas sul, Mari-Liis, on? Esimene kord jää vees ja? Oled jumala kaua vees olnud? Olen või? Aasta öeldes ma tunnen, et see on mingi fight or flight mode, kus ma nagu nüüd ma tunnen, ma ei tahagi ära kunagi tulla. Ma pean jääma siia igaveseks. Check this out. Kuule, mul olid otsa. Teil on otsas? Sina oma ka otsas või? Mul on ka otsas. Pean mainima, et ma ei oleks kunagi arvanud, et sa nii rahulikult jääves oled, et kui me rääkisime, sa ütlesid jumala taha, et sa vihkad külma ja kardad megalt värki, aga sa oled nagu nii tubli olnud. Ma ei tea, mul ei ole külm. Mulle küll on natuke külm. Tahate välja minna? No lähme siis. No kui teie nii väga tahate minna. Viimane küsimus. Kui sa peaksid esitama kellelegi väljakutse, kes peab ka meiega siia jääauku tulema, siis kellele sa selle väljakutse esitad? Mõisnikule. Ma tulen ka kaasa, kui mõisnik tuleb. Aga tagige siia alla mõisnik. Ja aitäh, Mari-Liis, et sa tulid. No problem at all. Kuulge, aga mul on veits külm, et läks sauna nüüd. Nii, meil sai nüüd Mari-Liisiga just suplus tehtud. Saime siin 27 KFC kananagitset. Ennem välja ei tohtinud tulla ja ma olen väga impressed. Mari-Liis oli väga tubli. Teised juba läksid sauna. Lähen ka sauna. Tere. Vlogger Mihkel tuli. Ma nagu saaks paar tükki veel, ma ei tea, kas talimees nagu kuidagi tekkis täiega see tunne, et nagu sa pead nagu koguma seda nagu energiat endasse, sest nagu nii külm on. Ei, KFC oli nii hea. See esimene amps, ma arvan, mitte miski ei võrdu sellega nagu. See oli mu tänase päeva tippmoment tõenäoliselt. Mul ei ole mitte kuskil külm, ma tunnen, et mu keha on nagu jahe, aga mul nagu ei ole külm. Mul on pepul külm. Ma ei tunne oma tagumikku nagu ma selles mõttes. See on peaaegu imeni huvitav kogemus. Ma arvasin, et ma nagu, ma mingi lödisen seal vees. Ma näen mul kodus klipid, kus ma harjutan nagu, ma vaatasin mingi nagu keha iga nurga välja, kuidas ma lödisen. No ma lihtsalt bikiinega, ma ei tea, millistest tulevad, millistest bikiinidest ma teistmoodi võdisen. See on nagu nii nagu tüdrukute moment, see üleanalüüsimine, kuidas su keha kuskil välja näeb, see on nagu nii haigelt nagu leitav. Ja väga vahva oli, ma oleks teine kordki. Seda lihtsalt pärast. 6 minutit vees. What? No way. Oh my god. See on mingi 5,5-6 minta.
Bro crazy. Esimene kord reaalselt. Mitte keegi usu, kui ma ütlen neile, ma olin kuulnud, te võite mulle full video saatma nagu. CGI. Reaalselt nagu. See lõbus oli. Ma ei tea, satskend oli tore, toit oli hea ja mis on väga. Ma olen 50 veel. Tere! Meil on jõudnud siia järgmine külaline, Kaspar Rooni. Tere kõigile! Ta on siis staarmassöör ja pereisa ja avaliku elu tegelane ja tuntud kui vallalise kaunitari Brigitte Susanne Hunti sebinud noormees. Natuke on külm juba, mitte mul, aga... Lahti? Jah, riidest või? Jah. Tai. Ma just vaatasin, et lained on nagu mingid lahedad asjad täna. Mis on muidu sul rekordaeg? 8 minutit kodubasseinis. Aga see oli pärast oli ikka niimoodi, et ma pool tundi üritasin sooja saada. Ja naine midagi kõrval rääkis, ma ei pannud üldse tähele, et ma olingi nagu survival moodis põhimõtteliselt. Pärast oli räige dopamiini laks või endorfiinid või need heaoluhormoonid. Tunne oli mega hea. Minu meelest see on hästi fun viis, kuidas saada väga sihukesele üriksele tasandile justu. Aga mis selle rinnapiimaga ikkagi on? Kurat, hästi maitseb. Täna on meie talisuplus saatesse tulnud staarmassöör ja vallalise kaunitari hõbemedal Kaspar Rooni. Tere tulemast! Tere! Ja mõtlesin, et kuna sa oled siuke kogenud supleja, siis teeks siukse chilli ja räägiks sauna juttu lihtsalt jäävees. Kuidas tunne on, et muidu sa käid päris tihti siis oma kodurõdul väikses siukses jääbasseinikeses, aga kuidas meri on? Meri on ikka karmim, sellepärast juba, et siin on liikuv vesi ja väljas on külm. Sauna juttudes siis, et mis teeb ühest inimesest tõelise sõbra? Tõeline sõber on alati olemas, nii heas kui halvas. Kas sa tunned, et sa oled ise hea sõber? Jah, oma sõpradele kindlasti. Mis on muidu sinu elu suurim risk? Ma ütleks, et vallalise kaunitari saatesse minek oli tohutu risk ja ma kindlasti teeksin seda uuesti, teades, mida see kõike mulle andis. Enesekindlust, esinemishirm vähenes ja palju uusi sõpru, tuttavaid ja võimalusi. Aga mis on muidu sinu elu suurim madalseis olnud? Ma arvan, et ma ei ole seda avalikkusega jaganud, aga see on seotud sõltuvustega. Ma olen olnud sõltuvuses ja sellest oli keeruline välja tulla, aga ma sain sellega hakkama ja tänaseks ma olen põhimõtteliselt sõltuvuste vaba, kui välja arvata nutisõltuvus. See on ka mul üks suurimaid siukseid struggleid. Nagu enamustel ilmselt. Aga mis selle rinnapiimaga ikkagi on? Kurat, hästi maitseb! Ei, tegelikult sportlikust huvist tahtsin lihtsalt teada, mis maitsega see on. Ja kuna ma seda nagu nii tegin, siis ma mõtlesin, et miks mitte jagada seda oma jälgitega. Aga siis sa nagu teed seda tihti või kuidas? Ma olen seda 2 korda proovinud kokku. Aga see ei ole siis nagu siuke elustiil, et see on rohkem eksperiment. Just. Kuna ikkagi sauna jutud, tuleb rääkida naistest. Milline omadus sinu naise juures on sulle kõige olulisem? See, et ta jumaldab mind nii nagu mina teda. Kuidas see muidu talisuplus tunne on? Ma tean, et pärast enesetunne on super mõnus. Ja kuidas sul ajaliselt tunne on? Lähme välja. Davai. See on hullem kui bassein. Nagu näha, siis ma lõdisen tavaliselt, ma lõdisen. Ma tahaks südamele panna seda, et ärge olge laisad, ärge olge mugavad, tehke asju, mis vajavad eneseületust. See toob päeva lõpuks rahulolu ja heaolu tunde. Väga mõnus oli. Külm, väga mõnus, nagu ikka. Täna oli suuremad lained kui tavaliselt ja siis vesi viis niimoodi ühelt poolt ja teiselt poolt. Aga ei, nüüd on mõnus. Kõige raskem osa on sisse minemine, aga teine raskem osa on pärast see pool tundi. Üles soojenemine. Ma alguses mõtlesin, et ma olen pokerface. Ma ei näita välja. Mul hakkas siin juba lõug värisema, kui polnud vettega läinud. Kuule, aga aitäh, et meie saates osalisid. Jaa, aitäh, et kutsusite. Teeme kunagi jälle siis äkki. Nii, nüüd on meile siia tulnud mõisik või tegelikult mõisik, me tulime sinu juurde. Ta tulite minu juurde, jah. Ja me läheme talisuplema täna, kuidas on tunne? Külm on. Juba külm. Juba külm, ma pole veel ette jõudnud, juba on külm. Ma ütleks, et ma olen ka natuke hirmul, sellepärast, et pole ammu käinud talisuplamas. Millal sa viimati käisid talisuplamas? Ma ei tea, ma arvan 6 aastat tagasi või. See oli ka mingi suke, et hüppasin lihtsalt kuskil sauna lavalt enam külma vette nagu. Olgu, minek. Kui kaua sa arvad, et sa suudad, et ma pean natuke liigutama ennast? Mari Selli ütles mulle, et kui ma 5 minta olen vees, siis ta ise ujuma uuesti. Aga ei suud 5 minta põleb. Milline oli see unistuse päev? Seda küsite mu hiljaaegu. Mitte see.
täna me kutsusime talisuplema, striimeri ja sisumaa sahkerdaja mõisniku. Lähme siis kükitama. See ei taha! 3, 2, 1. Täna proovime teada saada, milline inimene siis see mõisnik päriselt on. Hästi tore, mulle meeldib viskit vahepeal juua. Milline läks välja su unistuste päev? Seda küsiti mu hiljaaegu mittes. Aga kui sa võidaksid 1 miljoni, mida sa teeksid? Hakkaks investeerima ja võistaks nalja ka, ostaks mingit lollaka asja, mida keegi ei taha osta. Mulle meeldib Fiat Multipla. Ma arvan, see kõikide inimeste üks kõige koledamaid autosid ever. Ma ostaks selle endale kiusu pärast. Aga mis on kõige ekstreemsem asi, mis sa elus oled teinud? Hea küsimus, ma ei tea. Sa hakkasid sõitma ju rattaga Rumeeniasse. Jaa, hakkasin küll. Jõudsin Leetu ainult kahjuks, sest et see üritas ei cancel. Aga see, et sa -15-ga mängisid tund aega õues arvutis, siis see on ka ju päris ekstreemne. See on siuke normaalne minu mõelest. Praegu on päris hea nagu tegelikult. Hea soe pikutada. Siin on teil mõnus pikutada neid. Hea soe vesi neid. Aga kui sul oleks nagu mingi asi, mingi iseloomu omadus, mida sa tahaksid enda juures arendada, mis see oleks? Ma arvan empaatia äkki. See on nagu hea asi, mida alati... Sa oled nii empaatiline. Alati võib nagu rohkem. Tähendab, mul on tegelikult üldse mingi probleem just sellega, nagu ma võtan asju liiga otseselt nagu, või ma ei tea, olen vist realist äkki või? Ma ei tea. Realistlikult meil on 10 minutit veel, siis ma olen surnud nagu. Aga kuidas üldse on tunne, et kas jaksad veel olla või? Sul on külm, jah? Minul on külm. Ma ei saa välja tulla tegelikult, sest et ma 5 minutit ära olema. Aga mida sa vabal ajal päriselt teed? Ma ei tea, ma kuulan muusikat, vaatan videosi. Ma olen suht nagu igav. Mul võib unistada ka nagu TikTok'i vaata. Kuule, kusjuures ei olegi nii hull. Nagu see esimene asi kõige hullem nagu. Vist igaks just ütlen, et praegu on ilmselt juba üle 6 minutit. Selge, aitab küll sauna. Aga mõislik, kui sa peaksid esitama väljakutse kellelegi, kes ka peab neiega koos tulema talisuplema, siis kes see on? Ma arvan, et see on üks suur kirjasõber. Kes? Mattias Naan. Tal on veel paar lisapiletit müüa ja ma tean, et ta vajab seda reklaami hädasti. Kui sa vastu seda Mattias ei võta, siis ma saan kõikidele inimeste näpuga näidata, et näete, bussi. Aga tagige alla Mattias Naan ning küsige talt üks küsimus. Kõige laikid oma kommentaari, me küsime ka Mattiaselt vees. Näeme pärvises videos. Tšau! Ja te olite juba vees ja siis ma panin filmima. Ehk siis see oli nagu hiljem. Ehk siis see oli prolli üle 6 minuti juba. Aga see sensation on huvitav. Ma pole niimoodi kunagi käinud. Äge! Väga äge. Lähme sauna. Mingi proovige päriselt nagu. Võin saa. Jumala külm oli. Mõisnik on hull nagu. Mõisnik on väga haige. Võin lihtsalt chillib, vaadake, näe, kõnnib seal. Nii punane ka, tal on savi lihtsalt. Ta on mingi, lähme sauna, vaata. Aega on. No Mihkel, kuidas sul tänane talisuplus läks? Täna talisuplus oli näpud olid natuke külmad, et kaamerat ei oleks pidanud hoidma, siis oleks täitsa isegi soe olnud ja mõnus. On ju? Nüüd me tulime siia mõisniku saunamajja, et filmida siis, kuidas nad saunas on. Koer tuleb ka sauna. Võtsu ka tuleb. Tšau! Vahendab läbi, noh. Ma filmin nii kaks juks. Unerogi, talisuplus saun ja siis mõnus muni. Tšau, oleme jõudnud järgmiste külalisteni. Meil on siin Raul Praesmaa ja Steven ja Evelin. Ta ei tule ujuma, ta on mentaalne support. Rauno, võib-olla vanemad vaatajad teavad. Kreeti ajast. Sniff! Nonii! Tervist, rahvas! No tegelikult oli täitsa legend sinu vahepeal. Olid ju täitsa meedias. Need on uus generatsioon, me oleme vana generatsioon. Me sinna proovisin uude generatsiooni saada, et sinna me neid Skibidi ja Sigmarisse ja kõike seda peame veel õppima, et kuidas nagu... Stop saying these words! Kuidas tunne on, poisid? Külm, väga külm. Tahaks juba sooja ja mitte ujuda. Ma teen Stevenile nii haiget pähe. Ma pole elus hea, kus käin, aga ma teen sulle ära vähemalt. No, ma usun. Ma üldse ei kahtle selles. Mis te üldse pakute, kui kaua te suudate olla umbes? Kui Marilis tegi 5 minutit, siis ma arvan, ma saan 5 sekundit ikka tehtud. 2 pakun ära, ma arvan. 2 minutit. Ja minutit. Ja te mõlemad olete esimest korda talisuplamas. Ja viimast. No niimoodi spaas jääauku olen hüpanud, vaata, aga niimoodi ei ole. Ma ei ole sedagi teinud. Ma teen siuksed lollus ainult TikToki jaoks. Jaa. Te olete nüüd 2 aastat käinud, jah? Jaa, eelmine aasta. Aga selge, aga kas lähme võtame paljaks, jah? Lähme võtame paljaks. Mina välja, Rauno. Okei, Rauno, lähme koos välja või? Lähme koos. Nii, ma ei taha välja. Ma ka ei lähe siis. Täna on meiega talisuplema tulnud eks-youtuber Sniff ja tema töötusõber Steven. Come on, mees.
Lähme suplema. Lähme suplema. Ei, ma ei taha. Mis on su lemmik aspekt 2016. aasta juures? Ei mäleta, mis siis oli. Ma mäletan Maria Rannaväljad, Reitli, jõutüübid. Kuidas te üldse jõutüüpidega suhtlete veel? Aktiivselt ei suhtlegi. Miks see nii läinud on? Me oleme nagu sõbrad ikkagi, me lihtsalt ei ole aktiivselt sama elus tempos ja vaata elud lähevad laiali ja kõik on äged vennad. Miks ma kandideerisin ka jõutüübidesse? See oli kandideerimisega või? Jaa, ma kandideerisin ja ma sain rejecti ja siis tuli... Kuidas see kandideerimine toimub? Ma ei tea, see oli mingi inside circle vist, aga siis tuli jõutšikkide kandideerima. Ma kandideerisin sinna ka, ma tegin fake nagu tüdruku profiili ja ma ei saanud sellega ka. Kui te ei liigute, siis mul nagu ei hakka külm. Kui sa kused, siis hakka soe. Vaata, Mari-Liisiga tegid KFC sööki, ma ei söönud hommikul, mõtlesin, saan ka tasuta. Oota, tulid? See on raisk. Kui sa olid 17 sellel YouTube'i kuldaedusest tuli, siis kuidas sa sellele nagu tagasi vaatad? Ma sain liiga noorelt liiga palju tähelepanu, see fuck up'is mu mindseti täiega ära. Üks põhjustest, miks ma nagu läksin nii-öelda pildist ära, oligi see, et nagu hiilida iseennast leida uuesti. Kas sa võtsid liiga palju enda identiteeti just, kui seda sniffi või? Inimesed võtsid, mitte mina võtnud, vaata, see ongi see case, et kui sa ennast paned üles videoid, kus sa oled ainult debiiliks, siis inimesed arvavad, sa oledki debiiliks. Sa veits oled ka nagu. Mitte nii palju. Mina igatahes pean ise tunnistama, et me Mihkliga kunagi olime tõeliselt sniffurid. Ma olin ka ju, ma olin ennem fänn, kui olin Rauno sõber. Nagu ma olin terve selle grupi fänn üldse nagu, jaa. Aga Rauno, on sul väga kurm, siis võib välja minna? Ei, on sassa, ma ei saa esma välja minna. Kas sa soovid välja minna? Aga vot siis meil hakkas väike hirm. Esimest korda talisuplamas käia ja siis pea 7 minutit vees olla on ebasoovitatav. Minu jaoks oli 7 minutit igatahes piir. Mina välja, Rauno. Okei, Rauno, lähme koos välja või? Lähme koos. Nii, lähme. Ma ei taha välja. Ma ka ei lähe siis. Teetu sõber on võitja. Ma võin siin veel olla tund aega nagu reaalselt. Nüüd, kui Steven oli jääves olnud kauem kui Rauno, tekkis tal uus siht. Järgmisena tahtis ta kindlasti teha ära ka Mihklile, kes on käinud talisuplamas aastaid. Meie olime Mihkliga väga mures, sellepärast et jääves olles on väga raske aru saada, millal muutub olukord eluohtlikuks. Sa tead, et tegelikult talisupluse kõige raskem osa on see peale talisuplust olemine? Mis mõttes? Lihtsalt sellepärast, et ma hoolin sinust siis. Number one, ma tahaks tänada oma ema, oma isa, oma tüdruksõpra ja aitäh Eesti rahvas, et olete olnud minuga ja järgmise korrani. No nii, aga poisid, kellele te esitate järgmisena väljakutse tulla jäävette meiega suplema? Mina sooviks, et Maria Rannaväli tuleks, naudiks ka seda mõnusat talisuplust. Te peate Steveni aja üle tegema. Igatahes tagige ta kommentaariumisse ning lisage ka üks küsimus ning enim laigitud küsimuse küsime talt jääveest, kui ta tuleb. Aitäh, et te tulite. Tšau! No vot, on teil veel midagi Eesti rahvale öelda? Püsige terved. Oli meeldiv. Kaameramehele ka. Aega. Väga kõva. Aitäh, et te tulite tõesti. Väga fun filmine. Tšau, ma olen siin saunas. Täna on meiega talisuplema tulnud Kaspar. Tšau. Ja tahate vaatajad näha, kuidas Maia freak outib. Meil jäid mikrofonid koju. Päriselt. Mikrofon. Mul... Tõesti, te jäete mikrofoni koju. Ma tõin oma ka mikrofoni kaasa täna erakorraselt. What? Ma võin olla teie tänane lifesaver. Oh my god! Oh my god! Muudame siis heli kvaliteetseks. Ja nüüd peaks olema palju parem heli. Tere! Täielik lifesaver on Kaspar. Täielik lifesaver. Yes! Olgu, aga esimese asjana me siin Harku järve ääres lähme vaatame, kuidas on lood auguga. Siin ükskord me käisime Mari-Liisiga suplamas, siis meie olime seal jääves mingi 6 minutit ja siis siin olid ka ühed inimesed, nad olid natukene mingi sekundeid ainult. Ja siis me tulime välja ja siis tuli, kuidas te nii kaua vees olite? Ja siis me ütleme, et tugevad Eesti naised. Aga lihtsalt nii naersid, et mis asja, kuidas oled? Tuleta meelde, mida helistada, kui on hädavajalik, siis 112. Aga kohe näha, et see on ära varastatud siit see rõngas. Mis see peaks olema? Siin peaks olema see pääste rõngas. See, okei. Ehk siis ei ole. Okei.
Kas meil on vaja siis ise torgata nagu auguks? Ma ei teagi. Vaatame, kuidas ta... Kuidas on? Oota, See siis on päris tugev, jah. Kuidas on jää peal olla? Päris hea on. Kohe varsti saab Kaspar tunda, kuidas on jää all olla. Olen põnevil hetke. Aga lähme siis. Niimoodi läheme. Oh my god. Aga siin üks mees suusatas lihtsalt. Ta suusatas üle järve. Jaa, me just nägime. No kindla peale saab minna siia ujuma. Ma tahan puudutada, kui külm see on. Ma ei tunne oma kätt. Okei. Kui te mõtlete, palju see saun maksab ja kui te tahate ka oma sõpradega, siis ühe selle sauna rent tegelikult see on tasuta. Et te peate mingi Valerile kirjutama ja siis ta annab teile võtmed. See on nii hea võimalus. Kuule, ma võiks minna varsti küsida sellest kalameest, et kuidas tal kala täkkab. Ma võin Kihlavedalt, et ta meile eesti keeles ei vasta. Miks? Sest siin on... Tihti mingisugused vennad on tulnud minuga rääkima, mul vene keeles on. Ma tegelikult ei saa midagi aru, mis te räägite, vaata, siis on nagu... Ja... Vaata, ma kohe lähen, et lastad juba oma augu ära. Tervist! Что вы хотели? Eesti keelt ei räägi. Possible. Maybe it's English language. Is there a lot of fish here? Normally fish of this size. Approximately half kilometers. Well, good luck fishing. Okay, good luck. Kas sa soovid seda au teha jääkatki? Sellega? Jah, tahad teha jääkatki? Super! Mul on üks tähtsas küsimus sulle. Mis on talvel eestlaste lemmiktegevus? Kas talisupplemine? Juba lähedal. Suusatamine? Ei. Täna on meiega talisuplema tulnud Eesti rahvuslik aare Kaspar Wang, kes õppis Hiinas eesti keelt ning tuli nüüd siia elama. Väga külm. Aga nüüd, mis sa arvad, kui me ristime siin tõeliseks eestlaseks? Ma ma ootaks juba päris palju. Aga enne me peame läbima kõige eestlaslikumad katsumused. Ma ei tea. Oh my god! See on väga külm. Nüüd ma enam ei tunne oma jalgu. Aga tegelikult mul on üks tähtis küsimus sulle. Mis on talvel eestlaste lemmiktegevus? Kas talisupplemine? Ei, imetostoas istumine ja kevade ootamine. Päriselt, ma hakkan ka kevadel ootama. Kas sa tead, mis on kõige eestlaslikum asi, mis peale talisupluse? Saunas käimine. Võidlemine! Mida seda tehakse? Niimoodi. Jaa, niimoodi. See on meie tänane ristmisosa, eks ju? Ma tahaks eeslaseks saada. Ma teen õigesti või? No peaaegu. Ma teaks, jah. Tee mulle ka. Kas sa tunned, et Eesti on sinu jaoks saanud koduks? Jaa, mulle tundub, et mul on 2 kodu, 1 Peking, 1 Tartu. Mis sulle on su lemmikosa nagu Eesti juures? Mulle meeldib Eesti suvi. Ja eesti keel meeldib mulle ka. Meeldib? Jah. Kas seda oli raske õppida? Eesti keele õppimine jah, on natukene raskem kui tänane siin talisupplemine. Täna on veel raskem. Mis on su lemmik eestikeelne sõna? Ma arvan, et abielu. See on väga ilus. See on abi pluss elu, nagu inimene aitab teineteist kogu eluks. Ja see ongi abielu. Abi, ma olen kunagi niimoodi mõelnud, see on nii armas. Kas lähme välja varsti? Jaa, lähme välja, sest ma ei tunne oma jalgu. Oot, aga Kaspar, auhind ka sulle. Selle eest, et sa oled nüüd tõeline eestlane. Nii, mis see on? Seasonal depression! Igal eestlasel on vähemalt natukene. Lähme sauna. Ma arvan, et see on kergem, kui ma oodasin. Ainult alguses oli natukene raske nagu sisse minemiseks ja hingamise oli natukene ka raske, aga tegelikult kui ma harjusin ära, siis on okei, ma arvan. Ja, mul ka algus, ma olin nagu holy damn, nagu see on palju raskem kui eelmisel korral. Aga minu juurest see anekdoot, et mis on eestlaste lemmik talvini tegevus. Minu juurest nagu kõige naljakam on nali ever. Ei päris, esimese talvel mulle nii meeldib siin talve, lund on nii palju ja teine talvel on okei, samasugune. See on kolmas. Kolmas juba, ma tahaks ära minna. Ma tahaksin ära enne joole juba Hiinasse tagasi.
kuidas oli jäävees nagu eesti keelt rääkida veel? See eesti keele süsteem ei toiminud väga hästi. Jäävees ei toiminud väga hästi. Sest mul on juba oma emakeelt raske jäävees rääkida. Aga see oli päris fun olnud, see kogemus. Esimene kord tõesti. Olen nüüd tõeline eestlane ja aitäh kõigile. Aitäh teile. Mingi ka talisuplema, olge tõelised eestlased. Aga lähme juba järgmise talisuplema juurde. Davai. Ciao. Ja meil on tulnud siia järgmine talisuspluskülaline Mattias, tere! Kurat, nüüd teeme plakstaks. Tere! Kes läheb? Hästi, ma vaatan, et ma ei pesnud oma hommikul mõtlen tõest mingi koju tellitud pasta, mingi kaste on teha. Ühesõnaga, see on toiduplekid on, et kui kuskil on plekid isegi siin, siis need on toiduplekid. Ühesõnaga jah, funny man, väike joke. Jah, väike joke algusesse. Kuidas tunne on? Kõigepealt tänks mõisnikule. Ühe korra olen tüübiga kohtunud, kohe ütles, et me oleme kirjasõbrad, aga no. Ma arvan, et see on üks suur kirjasõber. Kes? Mattias Naan. Eks ma neid Delulu fänne olen varem kogenud. Sorry. Sinuga on hea videot teha, et ise ei pea rääkima, kes sul lihtsalt tuleb nagu. Mis sul siis on, millal sa said aru, et sul on punased juuksed läheb? Kas sul vaip on sama, mis kardinad? Ma tegelikult juba seal algklassides, et... Pidid eraldi duši all käima. Liiga kõik oli niimoodi. Vist oleks aeg hakata TikToki tegema. Teeme TikTok. Kuidas välja teha? Ma arvan, et sa pead olema ikkagi mingi asi peab elus valesti olema ja... Kuidas sul vanematega isa on olemas? Ei, lõpeta see entusiasm kohe ära. Ma ei taha olla siin. Mattias, sa oled siis täistöökohaga nali. Funnyman. Funnyman, just. Keegi ei naernud, siis see pidi naljakas olema, et mina nii hästi nalja ei oska teha ja Eesti depressioonile kulus ka ära, kui oleks rohkem naljakaid inimesi, et äkki õpetad meile, kuidas nalja teha. Ma arvan, et sa pead olema ikkagi mingi asi peab elus valesti olema ja... Kuidas sul vanematega isa on olemas? Jah, kõik on, see ongi üks miinus, miks ma võib-olla liiga üle põen oma esinemisi on see, et mul on liiga hea lapsepõlv. Ja siis näed kõrvalt teisi koomikuid, kes on kaugemale jõudnud, siis vaatad, sellepärast ongi, papsi pole. Emaga tülis kogu aeg jama jõule vihkavad. Mul on nii, et can't wait, et mamsi näha. Esimene etapp on, et saad vanematest lahti, aga mis järgmiseks? Kõige olulisem asi, hästi lahe märkmikust. Hästi kallis Parkeri pastakas ja siis hakka kohvikutes istuma jalg üle põlve nüüd nalju mõtlemas. Ja siis lõpuks lase AI kirjutada. Ja siis 5 aastat oote, et minna open mic'ile. See on ilmselgelt vaid. Pigem, kui sa tegelikult tahad, mine pane kirja ennast open mic'ile. Igal inimesel tegelikult on mingi mõte olemas juba. Ja eks ta rahvas otsustab, kas nali on naljakas. Kuidas sul esimene open mic siis oli? Ma arvasin, et läks hästi, pooled naersid hästi väikses kohas. Ja siis ma sain hiljem aru, et need pooled need olid koomikud, kes naersid aga ma sain aru, et what? Ma olen vist selle jaoks mõne vaadanud. Ja siis pärast 10 aastat hiljem Stuart Johnson, üks koomik, USA tüüp, kes Eestis elab, ütles, et ei, me nagu sarkastilised naised. Meil oli kõigil piinlik. Aga poleks seda hüppelauda olnud, ma oleks kohe ära lõpetanud. Mida sa teeksid ühesõnaga, kui sa ei oleks praegu koomik? Funnyman. Oleks täiskohaga monteerija, võib-olla teeks mingisuguseid klippe rohkem, võib-olla oleks värviveeraja, mingi siuke kinnise ruumi asi, kus ei pea kuskil ees olema. On sul mingi nali, mida sa oled tahtnud rääkida, aga ei ole julgenud, sest sa oled liiga rassistlik või naiste üle või midagi siukest? Jaa, kindlasti. Hei, mul kunagi oli 5 aastat taskus ainuke nali, kui keegi küsis. Mul oli enda mõeldud 3-sõnaline nali, päevi näinud peenis ja siis kõik jätsid mu rahule. Kuidas tunne on? Sitt. Tegelikult on okei. Kas ma olen kellestki kauem ka olnud? Väga paljudest. Just. Kõigepealt ma tahaks tänada Igluparki. Jah. Aitäh teile, et selle ägeda sauna meile siia tõite, et sul kohe lihtsam oleks, aga mitu laiki see video peaks saama, et ma saaksin sind soendada ühel komöödiashow'l? 5 laiki. Ma loetsin, et tuleb mingi 10 000 või midagi, et sa... Ei, siis sa pead tulema. Vähemalt siin behind the scenes on näha, et niimoodi saab mehe vait. Jah, just. Mine võtta. Ära rohkem soovida. Meil oli siuke asi, et üks jälgija sai ka küsida ühe küsimuse. Nad küsisid, et millal siis Kristeliga abielluta? Ma arvan, et ma ei näinud neid küsimusi seal või. Eks igal asjal on oma aeg ja
see, et me oleme 9 aastat koos olnud, et eks aeg möödub ja otsuseid tehakse ja mingid asjad on parem, kui neile ei vasta. You have to become winter in the summer. Healt vana tuntud endine alkohoolik Wim Hof. Mingi tüüp ütles, et ma vaatasin talle otsa pikalt, mõtlesin, mis värk on ja siis mul tuli meelde, et parmudel on samasugune nägu. Siis tuli, uuriski veits tüüpil full alkašvand. Kuidas sa üldse videomaailma läksid? Ma tegin väiksena, väiksem noorena, need Lego animatsioone, millega kõik introverdid lapsed alustavad. Läksin mingisse Kullo filmiringi. Mis aastad see oli umbes? See oli, ma ei taha, et siis ma näidan, kui vana ma olen. Ja teid kõik teavad, 2006 oli see. Ehk siis, kui te sündisite sellest. 2 aastat peale ma ei sündi, jah. Päriselt, mine päriselt. Kus ma olen? Miks te mingi... Kõik inimesed, kes põevad mingit vananemist või kardavad vananemist, ma noorena kuulsin seda kõigi suust ja üldse ei uskunud, nii et te ka ei usu. Aga mitte sittagi ei muutu tegelikult. Viimased mingi 15 aastat on nipsuga käinud, ma olen siiamaani mingi nolk enda arust. See on kõigi suurim hirm, et võiks olla veidi tervema vaimse tervisega inimene võib-olla. Kurat, aga äkki siis ma ei ole naljakas. Nii et hakake koomikuteks rikkuge oma vaimne tervis ära lihtsalt. Ja siis korra astus käige poole noorematega talisuppluses. Hey, anyway, thanks kogemuse eest. Oli see vast seiklus. Talve alguses tegime plaane, et pime aeg mööduks võimalikult kiiresti. Aga nüüd, kui selle talve viimase talisupplemise koos Mattiasega ära tegime, siis ausalt öeldes ei tahakski, et see hooaeg läbi saaks. Meil on siiralt hea meel, et meie külalised meid usaldasid, sest just tänu sellele usaldusele kasvas Eesti esimene talisupplussaade millekski palju suuremaks. Inspiratsiooniks kõigile, kes on kunagi mõelnud oma mugavustsoonist välja astuda. Me oleme nii tänulikud kõikidele külalistele selle vahva seikluse eest ja samuti ka sulle, kallis vaataja, et sa meie videoid vaatad. Ilusat kevadet ja eneseületamist! Tšauki!